Äripäeva raadio. Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Tere tulemast kuulama Äripäeva raadio uut saatesarja Investeerimisportfell 2030, kus arutame investorite ja kauplejatega pikaajalise perspektiiviga aktiivse portfellihalduse teemadel. Mina olen saatejuht börsikaupleja Markus Tamm. Kutsun saatesse siis erinevaid investoreid ja kauplejaid, et uurida nende mõtteviiside ja stiilide kohta, sest jõuame ju finantsturgudele kõik oma teed pidi, mis loob sellise personaalse stiili ja strateegiad ja uskumuse turgudest. Aga mina usun, et sellistest huvitavatest vestlustest erinevad pilti nägevate turuosalistega tekivad uued head ideed. Ja eelmise aasta suvel investeerimisfestivalil küsisin publikult, kas keegi on kaupleja ka, ja kaugel tagareas tõusis üks üksik käsi. Tere tulemast saatesse, Christopher Vähi. Tere Markus, suur rõõm on siin olla, aitäh kutsumast. Minu käsi oli see vist, jah? Kuidas siis on, kui palju sinus on investorid, kui palju kauplejat ja kuidas üldse seda enda jaoks defineerid? Eks ma natuke üritan olla kahel pool aeda korraga, et rohi on alati rohelisem. Aga jah, et minul on nii-öelda kaks sükest üsna selgelt eristatud portfelli, millest üks on siuke pikaajaline, väga võiks öelda passiivse strateegiaga investeerimisportfell ja teine on siis üsna aktiivselt juhitud kauplemisportfell. Ja kuidas neil kahel asjal nagu selles mõttes vahet teha, et see võibki olla nagu väga keeruline, et kauplemine võib samamoodi olla nagu millisekunditest kuni tegelikult positsiooni kauplemisena, kus positsioonide pikkus võib olla aastaid, et ma arvan, et nagu kauplemise puhul ma võib-olla see kriteerium olekski nagu võib-olla selline aktiivsem hands-on, aktiivsem juhtimine, aktiivsem riskide juhtimine ja kontrollimine on see, mis võib-olla minu jaoks neid kahte asja eristab. Okei, väga hea ja see kõigesse kohe tahaks sügavamalt sisse minna, aga enne alustame algusest. Kui ma seda saadet ette valmistasin, siis vaatasin sinu LinkedIni profiili ja pean tõdema, et minu jaoks tundus see väga selline huvitav ja palju institutsionaalsem taust kui mul endal, kuidas mina turgudeni jõudsin, et hakkasin lihtsalt kodus üksi küünalgraafikuid vaatama ja mingit raamatut lugema, aga sinul siis seal oli juba üsna noores vanuses jõudsid SEB panka, kus sa siis olid Baltikumi aktsiaanalüütik, tegelesid veel toorme derivatiivide müügi ja tehingutega, erinevate varaklasside riskide nõustamisega. Et tahaks teada, et mida sa sealt SEB-st nagu enda portfelli halduse jaoks kaasa võtsid, mida sa seal täpsemalt tegid, kui palju sa selle institutsionaalse turgude poolega kokku puutusid? Markus, ma ise tegelikult alustasin samamoodi, et ikkagi kodus graafikute pusimise ja sellise ise oma algatusliku asjadest aru saamisega, aga jah, et siis viis tee mind panka ja tõesti nagu väga erinevatest nurkadest olen näinud seda turgude poolt ja ma arvan, et see ongi nagu minu jaoks nagu üks selline eesmärk ja mis ma arvan, mis on kindlasti kasuks mu isiklikule investeerimisele ja kauplemisele, et nähagi neid erinevaid külgi kogu sellest turgude valdkonnast. Et kõigepealt alustades sellest, et olin aktsiaanalüütik. Selle käigus ma analüüsisin väga fundamentaalselt Balti börsiettevõtteid, suhtlesin investoritega üle maailma, kes Balti regiooni investeerisid ja sealt ma nägin kõike nagu seda, kuidas koostada ettevõtete valuatsioone väga detailselt. Ma sain aru sellest võlust kindlasti, et kuidas sa saad, rahavoogu diskonteerida, mis selle mõte on ja kuidas sa saad ettevõtte sisemise mingisuguse väärtuseni jõuda. Aga teiselt poolt, ma nägin ka selgelt neid valusid, et kui sul on ikkagi sisuliselt nagu WACI või mõne muu sisendiga võimalik
kordades seda lõpptulemust tegelikult mõjutada, sõltuvalt sellest, mis sa nagu mingiks eelduseks võtad, siis kuivõrd me saame võtta tõe pähe mingisugust ostu-müügisoovitust või hinnasihti lihtsalt niisama sellele nagu peale vaadates. Aga vaatasin ka, et sul on täitsa investeerimisnõustaja litsents Baltic Financial Association, BFA, et kas siis sina oled see, kes võib konkreetseid soovitusi anda ja keegi selle peale halvasti ei vaata, et püüad midagi üles pumbata? No üldiselt Eestis ja Euroopas ei ole see üldse nagu nii, võib-olla nii detailselt rakendatud nagu USA-s ja see, mida tähendab üldse nagu nõu andmine, on väga spetsiifiliselt nagu seaduses kirja pandud siin ja sealpool ookeanit, aga ütleme, igasugused soovitused on ikkagi alati põhinevad, ma ei tea, mingisugusel konkreetsel minu vaatel ja see vaade võib alati muutuda väga kiiresti vastavalt sellele, mida turud teevad, nii et selles mõttes tuleb alati paindlik olla, et kellegi soovitusi ei tasu ka võtta kohe niimoodi, et ahah, see on see ja teeme nii. Ja, kindlasti. Hästi. Aga jõuame täna oled sa Eesti Gaasis, kui ma ei eksi, energiaportfelli haldur. Kui palju sa seal puutud kokku nende toormeturgude just hinna liikumisega ja erinevate derivatiividega, sest just siin viimasel kõrge inflatsiooniga perioodil on palju kõneainet ja liikumisi erinevad toormed ja ka gaas tekitanud. Eks see gaasi hinna graafik on see asi, mis on minu graafikutel ekraanidel lahti alates esimesest minutist tööpäeva alguses kuni tööpäeva lõpuni või isegi kauem, et paraku jah, et see Euroopa gaasihinna liikumine on nagu see, mis mille ümber meie kogu tegevus käib, et seda jälgime väga palju. Okei, ja üks huvitav projekt, mis veel silma hakkas, finantskirjaoskuse kursus, mis see täpselt endas sisaldab, kellele see mõeldud on? Jaa, olen tõesti ka kaasautor finantskirjaoskuse kursuses, mis on mõeldud gümnasistidele valikainena, et ma ise koolis pidin tõdema, et mingit sellist isegi majandusainet või mingit ainet, mis konkreetsemalt annaks inimesele kätte sellised baasteadmised rahast, mis on asi, mis meid kõiki igapäevaselt kogu aeg nagu puudutab, alates eelarve koostamisest kuni investeerimisportfelli loomiseni, et siis lõime sellise kursuse, mida koolid saavad võtta sisse valikainena ja pakkuda seda õpilastele, kus siis õpilased saavad valida ja meil on seal koole üle kogu Eesti ja tuhandeid õpilasi juba, kes on seda programmi läbinud ja ollakse väga rahul. Väga põnev ja tänuväärne ettevõtmine. Okei, aga liigume siis edasi selle portfelli juurde ja sa ütlesid, et sul on siis kaks osa, on pikaajalisem investeerimisportfell ja selline aktiivsem portfellihaldusega kauplemisosa. Kuidas sa üldse jaotad seda osakaalu ja kas sa kuidagi reallokeerid mingi perioodi tagant oma kapitali nende kahe osa vahel? Üldiselt on niimoodi, et hetkel suurem osa portfellist on passiivsete investeeringute all ja ütleme nii, et pigem tõstan järk-järgult aktiivse kauplemisportfelli osakaalu vastavalt tegelikult nagu tulemustele ja kindlustundele, et jah, et kindlasti ütleme niimoodi, et kui ma alustasin ka, et siis veel enne seda pangaaega, siis kui sai nii-öelda omal käel graafikuid vaadatud ja püüdud asjadest aru saada, et jube kerge on see enesekindlus nagu tekkima siis, kui sa veel ei tea, mida sa ei tea tegelikult. Ja just ütleme sel ajal sa kipud nagu mõtlema, et nüüd ma juba saan kõigest aru, ma teen kohe kõige, ma ei tea, kõige riskantsemat või kõige sellist aktiivsemat strateegiat, kui tegelikult ütleme niimoodi, et alustama peaks ikkagi tõenäoliselt sellisest passiivsemast, lollikindlamast strateegiast, kus
ütleme, ajalugu on näidanud, et kui sa vähemalt nagu aastakümneid kuskile nagu aktsiaindeksitesse raha juurde paned, siis pigem on raske nagu pikaajaliselt täitsa miinusesse jääda sellega, et sealt nagu alustada, sest aktiivne juhtimine iseenesest on ikkagi tunduvalt keeruline, et ütleme, lihtsam on teenida mõistlikul hulgal raha passiivse juhtimisega kui väga aktiivsega, aga aktiivsega on siis võimalik ühelt poolt paremini oma riski ise kontrollida ja teiselt poolt ajada taga ka siis seda suuremat tootlust. Seal on vist jah see, et lihtsam on alustada pikaajalisematest, rahulikamatest strateegiatest ja siis ajapikku liikuda sellele aktiivsemale ja lühemaajalisemale, aga inimloomu poolest me millegipärast tahame tavaliselt alustada just sellest kõige kiiremast, kõige lühemaajalisemast näiteks päevakauplemisest, et siis on nagu kohe õhtuks saab raha kätte ja kohe võib-olla järgmine nädal saab pensionile minna, et see on võib-olla selline inimloomu küsimus, et tehakse teistpidi, aga okei. Võtame siis kõigepealt ette selle investeerimisosa ja pikaajalisema, et seda sa oled ilmselt ka kõige kauem siis üles ehitanud, et mis su see ülesehituse mõtteviis või see vundament seal taga on, et kas sellise esimese jaotuse liigituse teed vastavalt varaklassile, instrumendile, sektorile või regioonile, et kuidas sa sellesse nii-öelda esimese sammuna sisened? Ma arvan, et see kõige kõrgem tase on võib-olla ikkagi nagu varaklass, et varaklassid on need, mis käituvad üksteisest erinevates majandustsükli faasides ja lõpuks, kui sul ikkagi on sul tänapäeva maailm on ka nii globaalne, et kui sul on mingisugune makrotrend, mis on toimumas, siis see mõjutab kõikides regioonides mingeid varaklasse, et ma arvan, nagu see on nagu esimene tase, et võtad sa siin aktsiad, võlakirjad, toormed ja mis osakaaludes. Järgmisena ma vaatan peamiselt seda, et oleks regioonid ka kaetud. Ma tegelikult tahan, et see passiivne portfell oleks tõesti selline, et ma saan sinna iga kuu või iga nädal või mingi perioodi tagant panna, igatahes mingi kindla perioodi tagant panna raha juurde ja niimoodi, et ükskõik kust tegelikult nagu see kasv tuleb, on see USA, on see mingil muul perioodil Hiina või ma ei tea, Aafrika näiteks, siis ma tahan saada nagu sellest suurest kasvust seal osana oma portfellist niimoodi, et läbi aja ma erinevat tüüpi majandustsüklites teen umbkaudu samasugust tulemust. Ja need ongi nagu sellised peamised kriteeriumid ja minu jaoks konkreetselt, kuna minul on pikk ajahorisont ees, aega investeerida on, aega raha ka juurde panna portfelli on, siis olen suhteliselt vähe hajutanud varaklasside vahel, et väga valdav suur osa on aktsiaindeksites ja ütleme veel mõningates sellistes aktsia või ettevõtte riskiga instrumentides. Okei, siit tekkis kohe mitu suunda, kust edasi minna ja mõned mõtted, mis minul tekkisid, et kui palju sa muidu sellele makro- ja majandustsüklitele rõhku paned, mis mul endal on mulje jäänud esiteks, et makro põhjal teha selliseid otsuseid tundub olevat minu jaoks üks keerulisemaid analüüsivorme, sest see on väga selline pikaajaline, väga raske on midagi ajastada ja see tundub selline oluliselt keerulisem kui lihtsalt ettevõttesisene fundamentaalanalüüs või tehniline analüüs ja samas ka need majandustsüklid, et kui siin räägitakse palju sellest, et meil on selline äritsükkel ja ka börs liigub selliselt, et on oma aeg, millal läheb võlakirjadel hästi, siis on aeg, millal peaks olema riskivaradesse aktsiates investeeritud ja siis nagu sealt tsükli lõpupoole tulevad toormed mängu, et nendel läheb hästi, aga praktikuna ma nagu vaatan, et ega tegelikult ju peaks ikkagi kuidagi ennetama neid tsükleid ja olema enne teisi peal, et siis, kui juba kõigil on ilmselge, et nüüd on see toormete tsükkel, et siis võib-olla vähemalt lühiajalises perspektiivis on nagu natuke hilja peale hüpata, kui kõik juba rallinud on, et kuidas sa ise seda makro- ja majandustsükli pilti enda jaoks vaatad, kui vaatad, sest näiteks võib-olla indeksites väga ei olegi, et paned sinna raha juurde ja sõidad läbi või kuidas sa mõtled selle peale? Ma arvan, et see
pikaajaline selline passiivne portfell peakski toimima niimoodi, et sa ei ajasta, et sa ei mõtle, ürita aimata mingisugust tegelikult nagu väga nagu tsüklifaasi ega makrot ega midagi sellist, et see on ka nagu minu vastus, et ei, ma üldiselt ei arvesta vähemalt otsustes nagu väga sellega, et mis tsüklifaasis me nüüd oleme, sest nagu sa ütlesid tõesti, et seda, selle ajastusel on väga raske pihta saada, võib just juhtuda, et sa pigem nagu kipud tegema valedel hetkedel neid asju ja pigem selle portfelli eesmärk, ma arvan, peakski nagu olema see, et ta toimib sul suures plaanis nagu igal ajal. Et loomulikult mitte iga kuu ma ei mõtle, võib-olla ka mitte iga aasta, aga põhimõtteliselt suures plaanis igal ajal niimoodi, et pigem sa lähtud nagu selle portfelli koostamisel enda eesmärkidest, enda ajahorisondist, kui kaua sul on aega investeerida, kas sa oled valmis võtma 50% langusi portfellis või sa pigem nagu tahaks, et rohkem kui 10 või 15% portfelli kukuks, et nagu selliste asjadega arvestada ja vastavalt sellele panna see portfell kokku ja niimoodi olen ma ise seda ka teinud. Aga kas sa lepid 50% portfelli langusega või püüad sa hoida seda seal kuskil 15-20 peal? Ma lepin sellega. Okei. Makrost veel selline küsimus, et ma olen kuulnud, et palju räägitakse sellest, et me oleme nüüd viimased 30-40 aastat olnud sellises langevate intressimäärade ajastus ja kus keskpangad on väga toetanud sellist spekuleerimist ja spekulatiivsete varade, krüptokasvuettevõtete idude lendamist siis hinnas, aga et nüüd võib-olla on see väga pikaajaline intressimäärade tsükkel pöördumas, raha läheb kallimaks, võib-olla kannatavad rohkem siis sellised spekulatiivsed varaklassid ja lähevad jälle hinda rahavoog, dividendid, väärtusettevõtted, võlakirjad. Kuidas sa selle peale mõtled, et kas me võib-olla oleme siin investor kogukonnas liiga harjunud sellise lihtsama, lõdvema rahapoliitikaga ja tegelikult peaks kuidagi oma portfelli ka selles valguses vaatama, et võib-olla järgmised 10-20 aastat ei ole enam selline taganttuul? Kindlasti oleme harjunud ja ausalt öeldes päris õudne on olnud vaadata, nagu mida keskpangad on teinud nagu läbi aastakümne viimasest majandustsüklist või viimasest majanduskriisist alates. Keskpangad peaksid toimima kontratsükliliselt, ehk siis jah, korraks on majandusel raske, eks ole, paar aastat süstime raha sisse, ajame intressimäärad madalal ja siis majandus hakkab taastuma ja siis peaks nagu toimuma vastupidine protsess, et intressimäärad peaks juba tõusma siis, kui majanduses on nagu kõik veel hästi ja siis uuesti jõuame ülekuumenemisse ja intressimäärad peaksid juba olema nagu väga kõrgel ja nii edasi. Aga ei, me oleme nagu elanud terve majandustsükli ülimadalate intresside ajastul, kus tegelikult on lihtsalt kogu majandus minu jaoks on nagu olnud nagu tilguti küljes ja mulle ei tundu see nagu kuidagi okei. Ma ei ole küll nagu keskpankur, mis on vist väga hea, et ma ei tahaks selles rollis ka olla, aga ma kindlasti ei tea ja ei taipa võib-olla nagu kõiki neid nüansse, mille peale nemad on mõelnud, aga mulle tundub, et mida nagu rohkem mida kauem selles olukorras olla, kus majandus on tilguti küljes, seda hullem tuleb see aeg pärast seda, eks ole. Ja nüüd me nagu oleme selles, et turud on hakanud langema, inimesed on nagu peate, et kuidas siuke asi võimalik on, et turud langevad ka. Aga ma arvan jah, et kui intressimäärad on kõrgemad ja rahapakkumist on vähem, pigem tõmmatakse seda raha nagu majandusest välja, et inflatsiooni pidurdada, siis see on kindlasti nagu palju raskem aeg, kui olla investor. Paljud noored tänapäeval otsivad sellist raha ja jõukuse kasvatamise väljapääsu krüptovaradest ja tihti tuuakse just seda keskpanga käitumist põhjusena, et usaldust ei ole ja võib-olla peaks olema selline mitte nii väga reguleeritud see rahamaailm. Kuidas sulle see tees tundub ja mis sa ise üldse krüptovaradest arvad, kas neid on sul portfellis? Mul on mingil määral krüptovarasid portfellis ja ma kasutan neid nagu pigem sellise, mis võib tunduda nagu naljakas, aga pigem nagu portfelli hedge'ina või riski maandamise instrumendina tegelikult. Jällegi, et see on nagu üks instrument, millel on mingisugune potentsiaalne, võib-olla väga suur upside hinnaliikumises,
ta on natuke nagu selline positiivse kallutatud riskiga loteriipilet, et sul on kaotada mingisugune limiteeritud hulk, mis sa nagu sinna paned portfelli, ei soovitaks seda nagu üle 5 või 10% portfellist iseenesest teha. Ja upside on potentsiaalselt nagu piiramatu, mis annab teatava sellise nagu hea olukorra portfelli, aga jah, ma kasutan teda nagu pigem väikse osana. Mingiks hetkeks, kui krüptovarade nagu tõus oli, siis läks see osakaal liiga suureks portfellis, siis ma ka nagu vähendasin seda ja nüüdseks on veel omakorda, mis alles on jäänud, sellest on loomulik vähenemine tekkinud, aga seda, kas nagu filosoofiliselt, kas see hakkab asendama keskpanku, ma arvan, et ma ei suuda nagu ilmselt seda seisukohta nagu adekvaatselt võtta, et argumenteerida, et on üks või teine, et liiga vähe ajalugu ja palju argumente mõlemalt poolt, aga ei, mina ei oska seda seisukohta võtta, jah. See tundub jah kuidagi arusaamatu, et kuidas tädi Maali Paidest võiks võita sellest, et krüpto asendab keskpanka ja tema jaoks võib-olla sellist kontrolli ja kindlustunnet võib-olla vähendab selline mittereguleerimine keskpanga või institutsioonide poolt, aga mainisid ka võlakirju ja minu meelest on huvitav see, et üldjuhul võetakse võlakirju ka sellise mingil määral mitte korreleeritud kaitsena võib-olla aktsiaportfelli vastu, sest jällegi see on selline viimase 30-40 aasta teema minu meelest, et tavaliselt kui aktsiad langevad, siis võlakirjad tõusevad ja vastupidi ja on see 60-40 portfell väga populaarne, et 60% aktsiates ja 40% võlakirjades. Sel aastal me oleme nüüd vist üle väga pika aja näinud seda, et aktsiad ja võlakirjad võivad ka koos kukkuda. Et kuidas sa seda korrelatsiooni nüüd sel aastal oma portfelli valguses vaatad ja kas see on pannud kuidagi teistmoodi mõtlema? Sa tõid nagu iseenesest väga head pointid välja, et see aeg, kus see 60-40 portfell on selliseks portfelli juhtimise standardiks kujunenud, on paljuski olnud viimased 40-50 aastat, kus intressimäärad on nagu supertsükliliselt olnud languses, mis tähendab, et võlakirja hinnad on olnud tõusus ja nad on andnud sellist adekvaatset nagu võib-olla sellist paari teist poolt aktsiaturgudele, aga ütleme nüüd, kui intressimäärad hakkavad nagu tõusma, siis ma ei tea, see protsess võib ka kesta aastakümneid ja siis kindlasti nagu võlakirjad nii hästi tootlust ei anna ja võib-olla nagu ühelt poolt lähtudes natuke nagu sellisest supermakro mõttest ja teiselt poolt loomulikult ka eelkõige minu enda pikast investeerimishorisondist, siis ma ei olegi tegelikult võtnud võlakirju ise portfelli. Vist võiks öelda jah, et täitsa mitte üldse. Esimeses osas rääkisime Christopheri taustast ja tema investeerimisportfelli ülesehitusest ja sisust mõtetest, kuidas ta seda haldab. Ja nüüd teises osas tahaks siis võtta ette selle võib-olla minu jaoks põnevama osa, mis on siis su kauplemisportfell. Võib-olla sissejuhatuseks natukene avad seda mõtet, mis sul seal on või mis see allokeerimise mõte, strateegiline valik, stiil, kuidas seda kirjeldad? Jaa, see on nüüd ka minu jaoks ilmselt põnevam teema ja väga suur küsimus iseenesest, et ma püüan sellele kuidagi vastata, et minu kauplemisstiil laias laastus on siis ütleme siis trendide järgimine, trendi kauplemine. Ma kipun, nii nagu sinagi, pigem ostma tugevust enamasti ja mu portfell jah, et ma püüan tegelikult olla erinevates varaklassides, et see on minu jaoks see hajutatuse aspekt, et kaubelda nii aktsiaid, toormeid, krüptovaluutasid mingis olukorras kui ka valuutasid ja just nagu selle mõttega, et võib-olla praegu on olnud aktsiad head, aga me ei tea, meil võib tulla
erinevaid perioode, erinevaid aastakümneid, erinevaid majandustsükli faase ja võib-olla ühel hetkel nagu tulebki toorainete või krüptokauplemisega see kasum ära tuua, et sellepärast selline lähenemine, aga jah, et ma ei mõtle sellest nagu niimoodi, et mul on nüüd nagu praegusel hetkel mingisugune selline protsent osakaal aktsiates ja selline protsent osakaal toormetes, vaid pigem olen ma igal hetkel valmis võtma tehinguid kõikides nendes varaklassides vastavalt sellele, mis võimalused tekivad. Okei, see on hea jah, sest ma olen ise enamjaolt aktsiates ja sellised tõsised klassikalised trendikauplejad pigem panevad puid alla sellega, et miks ei ole toormeid valuutasid ja fikseeritud intressimäära tooteid ja nii edasi, kõike muud seal, et trendid võivad tekkida siit ja sealt, mitte ainult aktsiatest, aga mis sinu selline trendikaupleja ajahorisont siis on, et kui pikki trende sa püüad taga ajada? Üldiselt mul on hea meel, kui mul õnnestub olla paar kuud kuni, võib-olla kuni pool aastat, ütleme, mingi trendi peal, et see on nagu see pikkus, mida ma taga ajan, aga loomulikult kasumiga võib väljuda minutitega kahjumiga võib väljuda minutitega ja osalist kasumit võib ka võtta tundide või päevadega. Kui sa minutitega kahjumiga väljud, kas siis pigem on seal sul sisse pandud selline stop-loss, mis saab päevasiseselt pihta või sa jälgid turge päevasiseselt ise? No, et ma tegelikult oma elu püüan nagu jällegi olla nagu mõlemal pool aeda, et nii selline passiivne investor, poolpassiivne kaupleja kui ka töörügaja, et siis ma kasutan selliseid ordereid, mis on turule sisse pandud ja mis automaatselt täituvad, kui mingid tasemed nagu tabatakse, mis on siis juba enne turu avanemist paika pandud. Aga püüame lahti mõtestada seda trendini jõudmist või trendi analüüsi, kui palju sa ise selles valdkonnas kasutad makronäitajaid, fundamentaalnäitajaid, tehnilist analüüsi, graafikuid, kuidas see analüüsiprotsess sul välja näeb? Minu lähenemine tugineb eelkõige hinnal, et hind on see, mis lõpuks maksab, et natuke nagu see mõte, et miks veeta palju aega analüüsides nagu kõigepealt mingisugust fundamentaali, et sul on nagu seal võimalik mööda panna selle prognoosiga ja siis on sul veel, isegi kui sa nagu sellega pihta paned, siis on veel nagu arvestatav tõenäosus, et see fundamentaal ei realiseeru selliseks hinnaliikumiseks, mis lõpuks nagu raha toob, et sellest vaatenurgast ma pigem lähen nagu kohe selle hinna juurde, toetun hinna ja kauplemisvolüümi analüüsil, aga ma kasutan aktsiate puhul ka teatavat sellist fundamentaalset nagu filtrit, et ma tahan, et seal oleks nagu midagi fundamentaalset, mis võib nagu loo poolest seda asja drive'ida ja väga sageli on see kas müügi või kasumi kasv. Jah, see kõlab hästi, aga mul on jäänud mulje meie omavahelistest vestlustest, et sa oled trendikauplejana võib-olla rohkem selline olukorrapõhine ja usaldad ka oma subjektiivsust vaistu versus siis mina, kes ma püüan kõik reeglitega ära süstematiseerida ja elimineerida seda inimfaktorit otsuste tegemises. Kuidas sa seda enda jaoks balansseerid, et kui palju sa siis fundamentaalides ja oma sellise vaistu poolest otsust teed versus, et ma ei tea, tehniliselt, kas sa kasutad mingeid libisevaid keskmisi, mingeid kanaleid, mingeid trendijooni, kuidas see selline pool käib? Jaa, eks ma nagu mingis mõttes üritan alati mõelda niimoodi, et kuidas ma mingisugust reeglit või asja saaksin kvantifitseerida ja osad asjad on nagu niimoodi kvantitatiivselt määratletavad, aga jah, tõepoolest, et ma ei ole nagu, iseenesest ma olen siis nagu discretionary ehk siis selline nagu manuaalselt otsuseid tegev, aga väga selgetele reeglitele tuginev kaupleja. Et seal nagu on teatavad sellised parameetrid, näiteks nagu 200 päeva libisev keskmine, mis on konkreetselt välja arvutatav ja millest ülevalt poolt ma tahan nagu võtta long positsioone, pikk ehk siis ostupositsioone, aga kui lõpuks, ütleme, need reeglid on mul väga selgelt paigas
aga võib-olla nagu kuidas neid reegleid nagu tõlgendada, kuidas keegi tõlgendab nagu, mis on, ma ei tea, suur momentum mingis suunas, et see on nagu, ma arvan, nagu selline discretionary element, et sina näed seda nagu ilmselt teistmoodi kui mina ja noh, minu jaoks on oluline lihtsalt, et minu jaoks see süsteem töötab. Aga kuidas sa ise mõõdad seda võitude, kaotuste distributsiooni, võidumäära kõrgust versus kui suured on võidud kaotustesse, et noh, trendikauplejatel teadupärast tihti on madal võidumäär, mida kompenseerivad siis suured võidud, kui sa saad sellele trendile peale ja sõidad sellega piisavalt pikalt, noh, mis jällegi inimloomule on võib-olla raskem teostada, sest et sa pead arvestama, et noh, et sa võtad seal 10-st 5-6, võib-olla isegi 7 kaotust ja noh, ka need kaotused võivad tulla kõik järjestikuselt, et kuidas, noh, kuna inimestele tavaliselt on kergem aktsepteerida selliseid kõrge võidumääraga strateegiaid, kus sa võtad kiirelt selle võidu ära ja vahel siis pead kannatama suuremaid kaotusi. Aga minu küsimus jah, et kuidas sa enda jaoks seda võidumäära ja võitude suurust mõõdad või haldad, et kas sa paned selle stopi ja sihthinnaga paika või sul ei ole sihthinda, sa lased joosta mingisuguse kaasas jooksva stopiga, et kuidas see kaotuse võidu suhtemäär ja võidumäär tekib? Et ma panen küll sihthinna, aga seal ma võtan siis osalist kasumit, ja see sihthind peab olema juba mitmekordselt, 3, 4, 5 kordselt suurem kui see potentsiaalne kaotus sealt tehingust, ehk siis see stop-lossi kaugus. Et see on nagu üks asi, aga noh, tegelikult ma ikkagi loodan, et see asi nagu läheb taevasse raketina ja neid on vähe, aga noh, ütleme see loogika ongi selles, et enamik tehinguid omavahel tasakaalustavad enam-vähem nulli ära ja siis on seal tõesti nagu üksik 10%, 5% võitjaid, kes teevad nagu iseenesest nagu kogu selle kasumi ja selles suhtes tuleb aru saada, et ka ajad on nagu väga erinevad, et on ajad, kui aktsiatel läheb väga hästi ja kõik tõuseb ja siis sa oled püüad nendes kõige tugevamates asjades sees olla ja tõused nagu eriti palju ja on aegu, kui eriti nagu miski ei tõuse või kuhugi poole ei liigu ja ongi väga raske nagu raha teha, et sellest tulenevalt on see tabavusmäär ka nagu sel strateegias, ütleme, ta on selline 25-30% ümber, et ongi okei nagu 7 tehingut 10 kaotada, et see on fine. Kas sa ise pead seda turu ajastamiseks, kui sul on selline madal võidumäär, et tihti räägitakse mulle kui kauplejale, et ma püüan kogu aeg turgu ajastada ja mulle endale just see trendi kauplemine tihti tundub, et kuidas ma siis ajastan, kui mul on 30% võidumäär, et ainus, mida ma seal ajastan, on see, et ma tean, et mul järgmine tehing suure tõenäosusega on kaotus. Et kuidas sa sellele mõtled, et kas sa pead seda turu ajastamiseks? No absoluutselt ei pea, et see on nagu, tõesti arvatakse, et kauplejad peavad nagu teadma, kuhu mingid asjad liiguvad, aga mina olen nagu esimene, kes ütleb, et isegi kui ma siin nagu täna avaldan mingisuguseid arvamusi või mingit vaadet, ma ei tea, makrole või mis iganes, siis see on nagu sügavalt isiklik arvamus, mille põhjal isegi mina ei tee otsuseid, rääkimata sellest, et keegi teine peaks nende põhjal otsuseid tegema, et mina teen ikkagi otsuseid nagu reeglite põhjal ja see, mis see outcome nagu parasjagu järgmise tehingu juures ongi täiesti juhuslik. Ma lihtsalt tean, et selles suures tehingute jadas keskelt läbi on väike hulk võitjaid, mis teevad väga palju suurema osa kasumist ja suur hulk paratamatult kaotajaid, millal see võitja tuleb, millal kaotaja ei tea, sellepärast tulebki olla seal turus ja järgida oma reegleid. Ma arvan, nagu see võib-olla see kõige suurem nagu take-away strateegiaid on erinevaid ja kõike, aga kui sa nagu kuidagiviisi aktiivse rahahaldusega või isegi passiivse rahahaldusega tegeled, siis see kõige tähtsam asi on plaan, sest kui sul nagu plaani ei ole, siis sa toimetad nagu täitsa suvaliselt, et siis sul oli isegi nagu justkui nagu lootust, et jah, sa saad 1-2 asjale pihta võib-olla, aga pikaajaliselt see ei ole jätkusuutlik. Jah, just, ja selle mõtte peale on hea küsida, et kuna sa ei saa kellegile anda konkreetseid soovitusi, mida nemad peaks tegema, mis trende sa täna ise näed, milles sa oled võib-olla rohkem pikas positsioonis, kas sa müüd ka lühikeseks trende, et kuidas täna on?
Ja ma aktsiaid lühikeseks ei müü, et noh, ikkagi ma leian, et aktsiad käituvad nagu ülessuunas ja allasuunas omajagu erinevalt ja noh, eks erinevad varaklassid käituvad ka nagu natuke erinevalt, nii et selles mõttes nagu ütleme selline hea nagu momentum, kus ma näen, et see nõudluse pakkumise tasakaal on nagu paigast ära, on tihtipeale just nagu aktsiates ja ostusuunal siis nagu, mis välja tuleb, aga positsioone, ma ei tea, mul üks positsioon on vist praegu kauplemisportfellis, väga väike osa portfellis, sellepärast et noh, ütleme niimoodi, et tõesti sellel langusturul on olukordi, kus loomulikult mingi tugevus paistab välja, aga eriti mingit sellist jätku nagu ei ole, noh, senimaani ei ole olnud ka nagu väga tugevates sektorites, aga mille järgi ma nagu selle paika panen, et kui sa küsid, et mis sektorid mulle meeldivad näiteks praegu, siis see on nagu konkreetselt, et mitte mis mulle meeldib, aga mis mu jälgimisnimekirja on sattunud tegelikult praegu, eks, ja väga suur osa mu jälgimisnimekirjas olevatest asjadest on energeetikasektoris ja seda siis tegelikult nii siukse vana energeetika, nafta ja gaas kui ka uue energeetika ehk siis kõik, mis puudutab sellist roheenergiat, et see tehnoloogia ja sa ise vist minu meelest eelmine nädal äkki mainisid korra Teslat, et see on nagu jälgimisnimekirjas, et minul on see samamoodi nagu sattunud nagu screenile just selle poolest, et ta on nagu, tal on fundamentaalselt nagu väga selge tugevus, aga ta on tulnud oma sellisest võib-olla potentsiaalselt sükst külgsuunalisest liikumisest välja jälle ülespoole 200 päeva libisevat keskmist. Ta on näidanud nagu teatavat sellist ülespoole momentumit, mis ei ole järele andnud, sõltumata sellest, et ülejäänud turg on langenud, eks ole, et ta on näidanud selgelt sükest suhtelist tugevust ka. Et jah, et need sektorid, Tesla ka nagu tegelikult selle, võib-olla nagu natuke selle roheenergia ja akudega ta tihtipeale kaupleb üsna sarnaselt. Jah, mul on nüüd see confirmation bias olemas sult, et roheline tuli Teslale. Aitäh sulle. Et ära nüüd kindlasti seda tehingut tee, kui... Ei, vastupidist, mina fundamentaale ei vaata, et mina püüangi ju tehnilise analüüsiga saada hakkama, et usaldan seda hinnaliikumist, et mida turuosalised oma rahaga teevad ja usun, et seal taga siis peab ka mingi fundamentaal seda toetama. Aga aktsiaturust rääkides, et mida sa ise tahaksid koguturul näiteks USA suurtes indeksites näha, et nii-öelda võtta seda võimaliku uue tõusutrendina ja näiteks Tesla tugevust ostes, kas sa tahad ennem näha ka koguturu tugevust mingi turufiltri näol või teed sa sellise üksikaktsia otsuse eraldiseisvalt? Ma teen üksikaktsia otsuseid pigem eraldiseisvalt, sellepärast, et ütleme sellised turusignaalid võivad jääda maha sellest, et sul need kõige paremad, need liidrid, need tõelised turuliidrid kipuvad liikuma esimesena ja selleks hetkeks, kui see indeksis välja paistab, siis on need nagu need parimad asjad juba nagu suure liikumise teinud ja siis jah, alati võib nagu sealt edasi veel nende peale hüpata, aga siis võib-olla ei ole seal enam nii palju liikumist ja sellised järgijad ei pruugi nii tugevaid liikumist teha. Aga indeksis ütleme, kindlasti me võiks öelda, et turg on nagu tervem, kui me saaks nagu põhilistes indeksites 200 päeva libisevast keskmisest kõrgemale. Aga veel enne nagu võib-olla, mis signaalid tekivad, on see, et mida ma vaatan, on siis aktsiad, mis teevad uusi tippe indeksis versus aktsiad, mis teevad uusi põhjasid ja see nagu netoefekt peaks olema, ütleme, järjepidevalt positiivne, et me peaks nägema mitmeid päevi järjest, kus aktsiad, mis teevad uusi aasta tippe, on rohkem kui aktsiad, mis teevad uusi aasta põhjasid ja senini me ei ole nagu väga näinud seda, et sellist tendentsi tekiks. Hästi. Kas sul oma kauplemise ja investeerimisportfelli puhul on ka mingeid eesmärke ette pandud, kas siis kogu portfelli kasv või tootlus või mingi rahavoog, mida sa tahad saada või mingi säästumäära eesmärk, või on see, et sul on lihtsalt ülipikk ajahorisont, palju aega ja lased lihtsalt turgudel välja mängida, et kuidas sa mingisuguseid eesmärke endale sead, ei sea? Ja säästumääras ma arvan, ma kindlasti nagu püüan olla selles 50% klubis, et alati nagu säästa
vähemalt 50% sissetulekust see suunata nii investeerimis- kui kauplemisportfelli ja pigem ma võib-olla nagu oma neid eesmärke katsun seada hästi nagu tegevuslikult, et et mitte, et mul on ainult, ma ei tea, mingi kauge siht kuskil, vaid pigem ongi just see, et see aasta ma teen selliseid asju, ma säästan nii palju ja ma teen seda läbi selle, et ma iga kuu säästan, ma ei tea, esimesel kuupäeval panen kuskile teisele kontole või kauplemiskontole nagu raha ära, et ma seda ära ei kulutaks ja pigem niimoodi. Ja ütleme, sellised tootluseesmärke on nagu väga raske seada, et võib öelda, et pikaajaliselt 15-20% vahemikus oleks juba nagu hea, aga ma ei ütleks ära ka, kui oleks nagu 30-40%, et jah, et seda on nagu ja ajad muutuvad ka nii palju, et seda on isegi raske nagu võib-olla süstemaatiliselt nagu backtestida natuke. Seda küll jah, et ikkagi elame ju tõenäosustes ja ma arvan, et see aasta vähemalt aktsiabörsil on kauplejate investorite seda oodatavat tootlust ka alla toonud või siis nii-öelda reaalsust maailma tagasi toonud. Aga ütleme nii, et mida sa või küsimus sulle siit alustajatele, et oletame, et keegi on palju raha säästnud ja on näiteks 50-100 000 eurot täna rahas, et mida sa alustajale soovitaksid, kuidas ta peaks käituma, et kas ta peaks ootama veel langeval turul, vaikselt alustama, sisenema, hajutama, kuidas? Statistiliselt on kõige parem panna kogu raha korraga sisse. See on statistiliselt, aga praktiliselt arvestades seda, et turud on ka väga käitumuslikud ja sa pead arvestama nagu psühholoogiat ja seda, et see ei tekiks nagu ühte või teistpidi liiga suurt FOMO, et siis ütleme, öeldakse, et tasuks mingisuguse sellise 6-12 kuu jooksul järk-järgult näiteks iga nädal või 2 nädala tagant või 4 nädala tagant paigutada siis võrdne osa passiivsetesse indeksitesse kõigepealt, su küsimus oli selle kohta, keegi alustab, eks ole, et siis alustada nagu hästi passiivselt, valida võimalikult laiapõhjaline mingi maailma aktsiate fond, võib-olla midagi kaitsvamat sinna nagu kõrvale, ma ei tea, siis mingi võlakirjafond või midagi sellist ja paigutada sinna ja siis selle aja jooksul, kui sa tahad juba nagu hakata tegelema aktiivse portfelli juhtimise selle aasta jooksul, mil sa paigutad nagu seda raha, on sul võimalik ennast harida, eks ole, et lugeda raamatuid, YouTube on täis materjali ja alguses võib olla nagu väga keeruline seal orienteeruda ja aru saada, mis on väärtkraam ja mis on nagu põhimõtteliselt pool skämm või täiesti skämm, aga jah, et kindlasti mitte nagu hakata kohe, ma ei tea, kauplema ja tõenäoliselt ei tasu lükata korraga kogu raha nagu sisse ikkagi. Ja vist ei tasu liiga palju siis tulemuse pärast muretseda, et peale kehvemaid aegasid saabuvad jälle alati paremad ajad ja vastupidi. Seda muidugi, et lühiajalised tulemused turgudel, sellele pannakse nagu meeletult palju rõhku, aga väga vähe pointi. Ma täna just lugesin mingist artiklist, et kellegi näidete, et sul nagu New Yorki tänavatel mees kõnnib mööda ühte teed, eks ole, ühest punktist teise, aga tal on hästi pika rihma otsas nagu koer, kes paneb siia, sinna, edasi, tagasi, eks ole, ja lõpuks sa ei tea nagu ühelgi ajahetkel, kus see koer on, aga sa tead, et lõpuks ta jõuab koos mehega sinna mehe sihtpunkti nagu ja inimesed nagu hoiavad silma sellel koeral, aga tegelikult peaks silma sellel mehel hoidma, eks ole, et mis on see üldine nagu trend. See on hea point, mainisid enesearengut ja lugemist, kuidas ise täna lisaks siis kogu sellele praktilisele poolele, mis sa oma rahaga turgudel teed, kuidas sa ise enesearenguga lisaks veel tegeled siis investeerimise kauplemise kontekstis? Loen kindlasti, püüan lugeda siis selliseid, ütleme, see on ka omamoodi protsess, et leida enda jaoks õige stiil, aga kui sa oled nagu selle leidnud, siis lugeda ütleme neid autoreid, kes seda stiili on viljelenud, kes on asju uurinud ja backtestinud rohkem võib-olla, kui sa ise isegi suudad nagu teha oma suurte tiimidega ja nii edasi, siis
ütleme samamoodi samas valdkonnas mingid YouTube'i kanalid, kes seal kohati nagu oma mõtteid panevad iga nädal näiteks üles, et jällegi ma ei võta seda nüüd niimoodi, et okei, ma võtan selle mõtte, ma kauplen seda, aga võib-olla nagu nendest screeneritest on mingid asjad, mis mulle lihtsalt kahe silma vahele jäänud, eks ole. Ja Twitter on nagu väga hea allikas, kus sa saad tegelikult üles ehitada täpselt sellise uudisvoo nagu sulle sobib ja mis sinu stiili kokku läheb. Jah, väga head mõtted. Kuule, Christopher, meil saateaeg hakkab nüüd otsa saama, et minule väga meeldis see jutuajamine. Aitäh sulle, et sa tulid, väga head mõtted. Aitäh, Markus. Saade siis, mida kuulasite, on investeerimisportfell 2030. Täna oli mul saates külas investor ja kaupleja Christopher Vähi. Mina olen saatejuht, börsikaupleja Markus Tamm. Kuulmiseni!